Ilus ilm paneb rahva liikuma, minnakse linnast välja maale ja ka niisama loodusesse. Reporter ühines politseiga puhumisreidil Tallinna külje all Ääsmäel. Seal oli tulemus ilus ümmargune 0. Kõik olid kained. Sama ei olnud tulemus aga Tallinnas Vabaduse puiesteel Elroni peakontori juures. Kas liiklusest kõrvaldati? Mingit joobet näiteks praegu. Aga olete napsu teinud? Eile õhtul, jah. Täna... Mis kellapaiku ja mitu õlut oli siis nii-öelda? No jah, saunas oli seal mingisugune 4-5 tükki, aga õhtul hiljem, jah. Aga enesetunne praegu? Praegu on nagu okei, sellepärast ma mõtlesingi, et imestasin isegi. No vaatame ära, mis see tõenduslik näitab. Miks liiklusest kõrvaldati? No jääb nähudi, kui ma ei tea, eile sai vähe joodud. Mis kellast magama sai ja palju joodus sai siis? 2-3 ajal vist sai magama. No mida siis mekitud sai? Õlut, kangemad? Džinni. Enesetunne praegu? Ei, normaalne. Esimene koht oli meil Tallinna Ääsmäe maantee, seal siis tuli ainult väiksemad rikkumisi, ehk siis üks oli ilma ülevaatuseta, millest on ette nähtud siis 160 € trahvi ja üks siis isik arvas, et on meil juba 1. juuni, et võiks ikka veel naerahvidega sõita, et natuke on juba sellest ajast mööda läinud, et tema siis sai paraku 40 € trahvi selle eest ja panime südamele, et tuleks ära vahetada rehvid. Ja paneks ka teistele autodele juhtidele südamele, et naerahvideks on juba liiga hilja. Aga nagu te isegi nägite, tulime siia Vabaduse puiestele, siis ei läinud 5 minutit, tegelikult kui juba tuli esimene roolijoodik. Tema siis on väärteokorras karistatav, lisaks siis tuli meil ilma lubadeta juht. Ja tuli ka siis jääknähtudega, mis siis Eesti seaduse mõttes ei ole küll karistatav, kuid juhtidel lasti natuke aega koha peal seista ja kuni siis on lõpuks täitsa 0. Mis see tähendabki, et Eesti seaduse järgi, mis see näit peab olema siis, et öeldakse, et istu nüüd siin tunnikesi või edasi sõita? Kõik näit, mis jääb alla 0,10 mg liitri kohta, see näit on siis meie mõistes jääknähud, et meie selle eest ei karista. Kui sõidukijuht on tarvitanud alkoholi üle liiklusseaduses lubatud piirmäära ehk vahemikus 0,2 kuni 1,49 promilli, võib teda väärteo korras karistada kuni 2400 € trahvi, kuni 30-päevase aresti või juhtimisõiguse äravõtmisega kuni 9 aastaks. Kui juht on narkojoobes või enam kui 1,5 promillises alkoholijoobes, siis on karistused juba palju karmimad. Eile tegime samast asja. Kurbusega võib öelda, et tuli jälle 6 roolijoodikut, lisaks siis üks sõidujuht oli siis ka joobes, lisaks siis ka ilma lubadeta ja tema tuli siis ka siis süsteemsuseks, mis on kriminaalkorras karistatav. Ja tema saab siis nüüd vähemalt 48 tundi Tallinna vanglas veeta ja homme siis ilmselt annab kohtunikule aru, miks ta nii tegi.